Analüüsi ja tee paremini. Kui tulud-kulud kirja pandud, siis tuleb neid analüüsida, leidmaks üles võimalused, kuidas väljaminekuid planeerida ja teha paremini. Kui sa midagi ei muuda, siis ka ei muutu midagi. Vaata üle, millised on kõige suuremad kulugrupid ja mõtle ka põhjustele, miks see võib nii olla. Näiteks, kui toiduarved tunduvad sulle väga kõrged, siis mõtle läbi, kas ostad toidupoest midagi üleliigset. Arvetele lisavad eurosid tihe poes käimine, kaupade valikul, valmistoitude, magusate toodete ja alkoholi valik. Kulusid saab vähendada poenimekirju ja nädalamenüüd koostades, otsides odavamaid alternatiive või valides ise söögi tegemise väljas söömise asemel. Eelistada võib rohkem juurvilju toidulaual ja kodumaiseid saadusi, mis on muu hulgas ka tervislikum valik. Väärt nõu tervislikumalt ja rahakotisõbralikumalt toidu tegemiseks pakuvad paljud portaalid, vastava valdkonna asjatundjad ning Tervise Arengu Instituut. Analüüsimisel jaga oma kulud esmavajalikeks, näiteks toit, eluase, ravimid, transport. Kulud, mida pead tegema igal juhul, mis on eluks vajalikud. Ning mugavuskuludeks, näiteks meelelahutus, väljas söömine, mõnede riiete jalatsite, kõige uuemat marki mobiiltelefoni ja teised emotsiooniostud. Mõned kulugrupid sisaldavad nii esmatarbe kui mugavuskulusid. Näiteks alkohol või magus ei ole nii vajalik toidukulu kui kuivained või leib ja neid ostad sa vahel, kuna need sulle meeldivad. Kui teadlikult tahad kuhugile kulutada, näiteks mõnele hobile, siis sinu jaoks ongi see õige ja okei. Oluline on, et sinu valikud oleksid teadlikud valikud. Mõni kuu on näiteks sihilikult kulutused kõrgemad kui muidu, kui on tulekul kooli lõpetamine või suurem sünnipäev. Analüüsides ja oma raha liikumistel silma peal hoides, oskad nendeks juba ette valmistuda nii, et pidupäev oleks rõõmupäev, mitte ei võrduks suure murega, kas kuu lõpus ka süüa saab. Oluline on planeerida ka oma tulusid. Näiteks on mõned sissetulekud hooajalised. Tuludeklaratsiooniga saadav raha hooajatööd ning on inimesi, kelle kontole tulebki raha vaid peale edukate projektide lõppu. Kui sina oled üks neist, on planeerimine üks sinu parimaid abimehi. Omaette tähelepanu väärivad ka laenumaksed. Kui lisaks kodulaenule ja autoliisingule on ka mõned järelmaksud, väike- või kiirlaenud ja miinuses krediitkaart, tuleks need võimalikult ruttu tagasi maksta, sest reeglina kulub nende intressideks seda rohkem raha, mida kauem neid tagasi maksta. Ka siin tuleb appi tulude-kulude analüüsimine, sest selle abil selgitad välja, kui suure summa saad tagasimaksetele suunata. Kui üks laen makstud, siis see summa, mis igakuiselt laenu peale kulus, saab nüüd aidata kiiremini tagasi maksta teisi võlgu. Võlgade omavahelisel võrdlemisel maksa esmalt tagasi suurema intressi ja lühema tähtajaga laenud. Kui analüüs on tehtud, siis saad tuvastada need kohad, kus kulutada vähem ning kiiremini ellu viia endale olulisi unistusi. Vaata ka järgmist videot, mis on meelerahufond ja kuidas seda luua. Uuri lisaks.